tere armsad, Ürgve koda soovib teile head algavat aastat. Vaatame, mida toob aasta 2019 kaaludele. aastal kaaludel on, mida kaaluda. Tähendab seda, et see aasta pakub väga palju võimalusi kasutada teie loomulikku andi kaaluda. Ehk siis tuleb palju valikuid, mille vahel otsustada ja vaatame, millised need valikud on. Aasta algus toob teie ellu õpetaja. Toob kellegi, kes õpetab teile midagi sellist, mida teil on väga-väga tarvis edasises elus. See ei pruugi olla kursused või mingi konkreetne paberiga õpetus või õpetaja, vaid ilmub inimene, kellelt teil on õppida ja kelle autoriteedi te tunnete ära. Tema nii-öelda elutarkus ja see, mida tema on kogenud oma teel, on väga sarnane sellega, mida teie olete praegu läbi tegemas või just läbi teinud. Ehk siis temal on teile anda informatsiooni selle kohta, millest te olete kahelnud, kas te olete õigesti teinud, millest te olete kahelnud, kas ma peaksin edasi minema just nii või teisiti, kuna see konkreetne nii-öelda õpetaja või inimene on selle sama tee läbi käinud või on näinud kedagi, kes on selle tee läbi käinud ja saab teile avaldada nii-öelda selle võtme selle juurde, millest te olete kahelnud ja ühtlasi innustada teid edasi minema just nii, nagu te seesmiselt tunnete, et rohkem kuulama oma sisehäält ja vähem seda mõistuse häält. Ehk siis vaadake ringi, kes võiks olla see õpetaja. See võib olla teie elus juba praegu olemasolev inimene, aga mingi informatsioon temalt teile tuleb, mille põhjal on teil võimalik lihtsamini edasi liikuda ja lihtsamini oma valikuid kaaluda. Aasta keskpaiku maikuust septembrini ootab teid täielik emotsionaalne heaolu, kus teil on piisavalt, et ka teistele jagada. Jagage seda siis külluslikult, sest head sõnad ja head tunded ei saa otsa, kui te neid jagate oma lähedastega, oma töökaaslastega ja kõigiga, kellega te kokku puutute, isegi kui satute negatiivse inimesega kokku, teie jaoks tunduva negatiivsega. Ei tähenda see seda, et te peate talle selja keerama, jagage ka talle seda, sest niimoodi me muudamegi maailma ja enda ümbritsevaid inimesi jagades, mitte negatiivselt, vaid positiivselt. Olgu see teie selle aasta valik muuta ja muutuda positiivseks. Aasta lõpupoole tuleb teil millestki loobuda. Tehke seda targalt ja mitte emotsioonidel põhinevalt, sest tagasiteed, kui te olete selle valiku teinud, enam ei ole. See loobumine on tõenäoliselt seotud kellegiga, kes on teie elus täna, kellega te olete koos midagi teinud, midagi saavutanud, mingi projekti lõpetanud, aga nüüd on aeg edasi liikuda. See, kas te liigute temaga koos, on teie valik. Negatiivset tulemust ei ole kummalgi,
aga nagu ma ütlesin, tagasiteed ei ole, kui te olete oma valiku teinud, ärge otsustage emotsioonide põhjal. Sest edasi liikuma peab. Ja nii nagu ma ütlesin, kogu aasta põhitooni annab valikud, millised teed ja eesmärgid te see aasta endale võtate. Kuidas te valite kasutada informatsiooni, mille te saite aasta alguses. Kuidas te otsustasite kasutada võimalust jagada ja millised valikud te tegite selle lõpule viimise või edasiliikumise osas, otsustavad ka selle, mis saab järgmisel perioodil teie tuleviku ehitamisel oluliseks. Sel aastal on teil jagamise ja otsustamise aasta. Aitäh ja olge hoid!